Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist. Jalgpallistuudio on Roos, täna on teisipäev, kell on 10. Asupaik Delfi 4. korrus, siin asus stuudio ja seekord siis laua taga on meil 3 meest. Tõepoolest Andres Ooper siis kuulsalt oma U18 reisilt Montenegrost tagasi, 3 võitu, Elulill. Ma arvan, sellest me räägime saate teises pooles. 2 võitu, vabandust, ja Elulill. Et sellest me räägime teises poolest ära. Te võta siis oma reis ühe sõnaga rokku. Jah, 2 võitu sellepärast, et Gibraltar hüppas alt ära, ma ei tea, seal plusse-miinuseid ei jagatud, aga noh, ütleme hea selline, ütleme, kui on 2-aastane tsükkel oli meil nii-öelda, mis mina võtsin nad üle U16, nüüd lõpetasime U18, siis selline ilus punkt loomulikult, et ja see, mis arengupoisid on sel ajal teinud, see on nagu tõesti on hea vaadata, silmnähtav areng, et nüüd oleme me nii-öelda kasvus ja jõus ka nende nii-öelda mängisime täiesti võrdsega, et kui isegi see viimane mäng Läti vastu, me vaatasime hotellis, kui suured lätakad on ikkagi võrreldes meiega ja kus nad mängivad, siis näed, platsi peal see välja ei tulnud ja platsi peal meie olime tegelikult parem meeskond. Aga jah, kui võtta kokku see reis, ega see lihtne ei olnud, ütleme nii, et seal oli kogu aeg pidevalt üle 30 kraadi, feels like veel rohkem ja et sellega toime tulla, aga ju siis tegime asjad õieti, et see aklimatiseerumine ja et liigutamine õigetel aegadel, õigetes kogustes ja siis õieti taastumine ja kõik see asi, et tegelikult poisid viisid kõik soovid ellu. Ütleme, mida meie neile välja pakkusime, mis ideed me neile välja käisime, siis platsil see asi toimis, et nipet-näpet, et 5 meetrit siia-sinna oli vaja ikka need aidata ja juhendada, aga jah, näed, tuli ära ja kui sa usud, siis näed, see usk kandus ka edasi, et loomulikult oli meil väravahti vaja, mis on Eestil alati oluline selles esimeses mängus, et meil see Ristimets ikka tassis seal mõned korrad näpu otstega, tõi nii lati alt kui posti kõrvalt ära ja siis jah, kui veel mõne nime nimetada, siis Paalberg ees lõi ära, et 2 mängust 3 okei, siis alustame, siis teeme U18 hoopis algused, siis jätkame Roondis-Lindid, paneme okei, et 3-1 võitsid Montenegrot ja siis 1-0 Lätit. Jutt on siis valikturniirist, mis ta on siis teise taseme valikturniirist U18. Ühest küljest võiks öelda, et mis see Montenegro ja Läti võitmine ära ei ole, aga samal ajal U21 sai Fääri saartelt just samal ajal 1-2, et iga võit on väärtuslik. Paalberg 2 mängu 3 väravat. Eks siin juba kõik sahistavad, et see mees on vist, noor mees on hetkel kõige ruumem võib-olla raup Eestis juba. Et selles mõttes Pärnu vapruses päris palju peale saanud, üleüldse kuidagi väga äkki, väga suures pildis ja 2 mängu 3 väravat, see ja põhjusega, ütleme, tal oli korra väike vigastus siin, et see oligi lausa hirmutav, et meile on ta väga suur, oleks olnud väga suur löök, kui teda ei oleks olnud, ütleme nii, ja läbi selle 2 aasta tegelikult on ta teinud neid asju, mis ta teeb hästi, jooks vastu, küsimine selja taha, suudab palli hoida, säilitada seda ees, siduda rünnakut, leida nii-öelda troppidega kaasa liikuvaid poolkaitsjaid, et selles mõttes väga tubli noor mees, noor mängija, et jah, et võib-olla ütleme siin mingid Šapovaalovid ja Jürgensid olid võib-olla nagu kuidagi veel individuaalselt nagu võib-olla paremad või nii, aga siis ma arvan ka, et hetkel jah, ma arvan Paalberg veel näitab. Selles mõttes on see vanusekäik on üsna mõnes mõttes huvitav, eks ole, et seal nagu oleme ausad, see kaitseliini pool, need on kõik ju esiliiga A ja B ja selles mõttes, et laias laastus leiati sealt Viimsi ja Nõmme Ralju mingi U20, selles mõttes, et ja siis eespool, eks ole on see õnneks vaata see Lillemets nii-öelda U21, tema juba treenib esindusega, et need asjad on see on siis Kalju, eks ole? Jah, täpselt, et sellised asjad on üliolulised, et me nägime siin läbi aastate, et kõigepealt oli, et mängisid U17 liigat, siis osad tegid käigu juba meeste liigasse ja koheselt mõne kuuga tuleb suur vahe välja, et kus sa treenid, kus sa mängid ja nüüd läbi nende aastate see ongi, et ikkagi selline järjepidev treenimine endast vanematega, mängimine endast vanematega, see näitas lõpuks vahe, et kes kus mängib, et ülioluline selles mõttes mõelda. Loomulikult ei saa keegi mingit avanssi seal, mõnedes satsides võib-olla antakse lihtsamini noorematele võimalus, mõnedes ei ole see võimalik.
Alama ja Taares, need vist sellise suurele jalgpallisõbrale ei vaja vist tutvustamist, et Flora eest juba mõlemad vist koorinud ka sel aastal, eks ole, et siis on noored äredad. Kapten, räägi, mis mees on see Valdmets? Ta on sul kapten ka ja sahistatakse, et selline hädasuur lootus miskipärast ka. Mis see tema headus on? Ta ei ole, eks ole, nii ründav mängija, et tal siin oleks see ta oleks just selline nagu kaitseliini esineja kontroll, see oli ka minul talle pandud ülesanne, et selline number 6, et ma ütleks, et ta sobib ka selline 6-8 tüüp, et aga jah, et tema on ka saanud seda Flora vatti nii-öelda, Flora õpetusi seal ja ütleme, on kindlasti üks, keda vaadata tulevikus. Kalmõõt on ka, eks ole, läks Florasse ja nüüd on, ütleme, ta oli ründavam mängija ennem, et ta oli nii paremal kui vasakul ääres ees, et nüüd on ta pigem siis vasakusse kaitsesse pandud ja väga, väga hästi seal, väga hästi alustas rünnakuid. Aga nüüd on, eks ole, treidil neil kuttidel on see päris otsustavad aastad, meil on enne olnud neid, et U16, U17, U18 paudutame ja suudame naabrite ja treidil mängida. Nüüd on vist päris kõigil on see asi, et mis see järgmine samm on, eks ole. Absoluutselt, et see meeste liigasse ja just sinna esija liiga ja siis võib-olla mingi premmi tagaots või loodaks, et nad saaks kõik võimaluse, et see on jube, see on, ma ütlen Madiskale, see on ikka, tegelikult on nendele noortele veits halb, et see Flora nii hea sel aastal on. See mõttes on Taares, et Alamad, neid muidu ju võiks, eks ole, mängitada, oleks Flora 4, eks ole, tulevik ju värk, saame mängitada, nüüd sa juhid, sa pead hakkama tulemust tegema ja neid mehi suuri minutid on keeruline anda, et selline Kuressaare vastu 3-0 seisust viskame sisse, jah, aga vaata, oleks tabelis teistsugune, võib-olla kõik need noored paneks täies hoos juba. No päris nii, nagu ma arvan võtta ei saa, et kui pärast seal 4. ja ohtaks 5. langeda, see pole teistpidi surve jälle, et me ikkagi igatpidi on surve. Me peame nüüd seda ei tohi tahapool langeda ja peame ikkagi ettepoole tõusma ja ma ei julge öelda, et siis kindlasti nad rohkem mänguaega saaksid. Et pigem võib-olla just jälle see, et kui läheb hästi ja see tagumise poole võistkond vastu võib-olla antakse just äkki siis rohkem võimalus, et ega seda kunagi ei tea, eks sõltub väga palju treeneri soovidest ja mõtetest, et võib-olla mängija enda panusest, ütleme niimoodi, et sa oledki seal ees, sa näed, et kas sul on võimalus sinna saada, kui sulle antakse see 10-20 minutit alguses, et kas sa võitled, et saaks vähemalt poolaja või siis juba alustamise koha, et eks ise peadki selle surve teel peale panema, et see oleks nagu selline asjade loogiline käik ju, on ju. Mitte see, et sa saad võimaluse. Jah, täpselt, selles mõttes õige tähelepanek, et tegelikult tuleb see võimalus ju välja teenida ja sel hooajal ma arvan, eks need minutid ongi teenitud välja, sest kui tabelis oleks esimesed järelikult kellelegi niisama pole midagi antud. Võid parandada, see on selline mitte minu enda fakteid, ma ei jõua kiirelt vaadata, aga nüüd ma võin vaadata. Tegelikult ma vaatan, et Genoa, Torino. See ongi. Vaata, kus lätlased on ju mängisid. Siin on Sevilla, Betis, Atalanta, need on siis lätlaste koduklubid. Fulham. Ei, seda ma ütlesin ka enne mängu, et see on nagu hea võrdlusmoment kutid, et selles mõttes, kus keegi midagi asub. Ei, aga see nüüd nii läinud on, et need lätlased kõik on suurte klubide akadeemiates ja meil on laias laastus. Meil oli üks poiss IFK Göteborg, Jarl, kes oli ka väga tubli. Midagi, ja siis Montenegrol on ka, eks ole, ma see Montenegrot vaatasin ka, et üks oli vist see number 10 oli neil Milano Interis, eks ole. Ja Terri Leedias, et see mõttes kuidagi, aga just see lätlaste rivi, vaatad neid Sevilla, Betis, veits see teeb mõnes mõttes kadedaks, et aga me ei tea, kas nad mängivad või mis see on, et ega ma nende tausta nüüd nii palju juurinud, aga jah, nimed nende Hansa Rostock, klubide nimed nende nimede taga olid jah, nagu selles mõttes, et aukartust äratavad, aga ma ütlen, me platsi peal näitasime, et ainuke hirm oligi, et meil oli nii palju võimalusi, et tavaliselt on see, et ise ei löö, siis lüüakse sulle ja lõpus me ikkagi jäime selle viimased minutid eriti surve alla ja löödi sealt tagant postist napilt mööda. Modena, Piisa, Spetsil, kas see üldse seal oli 10 meest on välismaal. Päris huvitav. Tegelikult selles mõttes on ju huvitav jälgida, et selle saab ju, on ju Lätigi mäng oli selles mõttes oli Eesti oli parem, on ju, mängus konkreetselt, jah, selles mõttes jah, et nüüd on ju hea. Aga eks oli tunda ka ikkagi see kuumus ja asjad, et kõigepealt lõi see Läti minust välja, et meie nagu oligi, meil oli vaja palli hoida, et ei ole nii, et lihtsalt peksad ära ja et hoia ja väsita ja tee ja
pisitasa ja aga noh, selles mõttes ma ütlen, ma tean, sellist võrdlust teha, mõnes mõttes on huvitav vaadata, et nüüd need kutid on reit 17, nad on ühes kohas, lätlased on reit 10 välismaal akadeemiates ja me Eesti poisid on Eestis, et vaatame, kus on raha aasta pärast. Jah, absoluutselt. Lätlastel muidugi on ka see, et ju lätlasi on nii-öelda Euroopas veel rohkem laiali kui eestlased, kes teab, võib-olla mõned ongi seal nii-öelda elanud ja kasvanud seal, et kes on nii-öelda üles otsitud. Seal võib see taust ka nii mõnegi mängi puhul, ma arvan, olla. Leedu tegi väga suurt nagu sellist taustauuringut, et kõik need välismaal, ma ei tea, vanaisad, vanaemad otsiti üles, et kelle lapsed võiks nagu Leedut esindada. Ma ei tea, kas lätlastel on sama poliitika? Ma siin vaatan, et kui ma neid ründavaid mängijad vaatan, siis nad on ikkagi kõik on läinud hiljuti. Okay. Et selles mõttes ma selle Madise selle salateooria juba lükkan ikka ära, et nad on Reitjan Itjari siin kuskil Riia FS-i noortes oma esimesed need tuleristsed saanud. No see mõttes põnev, mõni üksik erand on ka. See mõttes, mis ma öelda, põnev värk. Tasub jälgida. Aga miks me siin kohal oleme? Läks juba veelest ära. Loomulikult jagame siis Seedorki hindeid mängule. Ma teen siis soendusküsimused enne, kui päris hinnete juurde lähme. Seis 0-1, aga XG kuulus võimaluste pealt väravad Eesti 0,24, Norra 2,78 ja 0 punkti. Miks me kõik nii rahul oleme, ma ei tea, peale löögid 7-19, et miks see reegil miks kõik nii kittis ja tiltis ja on? No ütleme, mängupildi järgi ma ütleks, et see XG vahe nagu nii suur on, see nagu meil oli seal... No oleme ausad, me võime siin jõuda, aga Eesti kastist ei saanud ühtegi normaalselt. Me saime kaugelt 30 pealt see rikošetti, see ongi selline väga väike võimalus, et sisse läheb. See tsenderdus lõpus. Aga mõtlen, ega need norrakate ju võimalused ka mingi ulme head ei olnud, et see oli äkki raamid oli 3 lööka ainult vist, et seal... No see, mis posti läks, kas see oli nagu ulme võimalus, on ju, et turjaga kuskilt löödud, on ju, surve alt, on ju. Jah, et see nagu ei olnud ka nüüd teab, mis nagu supervariant. Ja samas ikkagi mõtlen, et ütleme niimoodi, kui vaadata neid norrakate nimesid ja näiteks vaadata, kuidas me eelmisel sügisel seal näiteks Rootsi vastu ikkagi nagu jäime ikka konkreetselt nagu rongi alla ja nüüd, kui mehed ka pärast mängu ütlesid, et ilmselt, ütleme ilmselt, vaid Henni käe all kindlasti kaitsefaasis parim mäng, mis on siiamaani nagu näidatud, et kindlasti mingid korrektuurid on võrreldes eelmist sügisega tehtud, me ei jäänud nagu selles mõttes mingi turm tule alla ja suutsime nende suurte staaridega ikkagi korralikult mängida, ei olnud sellist nii-öelda ära kukkumist või läbivajumist. Kujutad ette algus enne mängu, et Paskotši ja Kuusk versus Haaland, kes ootas on ju, aga näed, võtame, millise vastupanu ja osutasime. Räägi siis see story ära, mängueelsel pressikonverentsil Stale Sulbakken vastaste peatreener ütles, et peaasi, et Andres Ooper mängi, et siis on meil võimalust ja tegelikult seda nüüd ei jõudnud küll kuulda, kui see mängu järgne pressikas ära lõppes, siis ta enne uksest välja minekut, siis oli ka viimane asi, mis karjus, et ärge unustage, et Andres Ooper oli Euroopa kõige kiirem ründe. Mis ärki sellest Aalest tulbad? Kus te koos olite? Miks alla nii hindi oled jäänud? Kuidas kõik nii juhtunud on? Ta oli Aalborgi kapten ja minu arust see 3-3 mäng, vaata, kus Iisraelis vist mängisime ja ta lõi ise värava seal järsku ja seal ma vist jäin silma, tänu millele üldse see Aalborgi liikumine toimus ja siis ma olin ka kiire. et see oli pidevalt, et see ei olnud üllatus, isegi siis enne seda ma käisin Arsenalis, kus oli ka, et wow, kui kiire sa oled, et see ei ole nagu välja mõeldis, et see praegu ma enam joosta ei jõua võib-olla. see ei ole jah, see ei ole see. Aga ei, ta oli väga kihv kapten ja selles mõttes väga konkreetne ja no nonsense nii-öelda kapten, et ma just ütlesin seal poolaja kõnes ka, et kui ma ei kujuta mida ta huvitav seal riietusruumis rääkis, sest ütleme nii, et esimesel poolajal olid meie jaoks ju asjad väga okeid ja ega teisel poolajal ei antud ka mitte midagi, aga ei, ta on tore inimene, et selles mõttes. Kas saite enne mängu, peale mängu kokku ka? Enne mängu tulingi, läksin kollitama neid seal, otsin putsad käes. Okei, seda ma ei teinud, aga läksin ikka enne mängu ka talle tere ütlema ja pärast mängu saime ka paar sõna ikkagi rääkida. Okei, et oli aeg ikka, jah. Et seal oli kuulda küll, et see seal, et kus see pressikonverents on seal,
ukse või seina taga õigemini oli kuulda, et oli ikka juubeldamine, et see oli ikka ei olnud selline kohustuslik tuli äravõit, vaid oli näha, et meestel pakkus see rahuldust, aga tõepoolest siis ma arvan, et see pakkus rahuldust oli see, et sellise jama mänguga, et nagu see Nusa ütles ka peale mängu ju, et tegelikult nad ei ootanud sellist vastupanu ja kui sa siis võtad selle nii-öelda 1-0 sellise, mis nii-öelda on kohustuslik, siis sa võid juubeldada küll, et sa läksid siit kõige 3-ga ära, et täisedu olemas ja suur samm, vaata. Jah. Igatahes, meie süsteem on siis alati olnud lihtne, 5 on väga hea, 4 on hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav, 1 kohutav ja läbi siis mängijate hinnete proovime siis rauda võtta selle mängu kokku. Alustame nagu ikka värava vastada Karl Jakob Hein. Selles plaanis üsna keeruline hinnata, et vastased tegid raamide vahele 3 peale lööki, millest 1 lõpetas väravas ehk kõik see suur XG, kõik see rohkem pealelöögid ja kõik need muud jutud, siis no tegelikult Norra juhas väga palju mööda ja Norra laste löökidel jõudsid kaitsjad ette, et Heina nagu, ei saa öelda, et tal oli väga hea päev, sest ta nagu ei teinud ühtegi suurepärast tõrjet ei pidanud tegema, et mis on nagu tiitus kaitseliinile, see ei võta midagi Heinalt ära. Noh, et see avapoole lõpus olukord oli, tundus, et kui nüüd Haaland sai sealt töögile, et nüüd on nagu ohtlik ja terav, aga jah, Hein mitte lihtsalt ei tõrjum, vaid püüdis selle palli kinni seal kindlalt, et see oli päris õnnetu ja nagu selline plönn oli. nojah, ikkagi ütleme, oli aga nagu Haaland saab palli oli korraks jah, nii-öelda võttis hinge kinni, aga nagu sa ütlesid, et ega ongi raske hinnata, et ta ju mis oli vaja, ta tegi ära ja midagi ja kui sa pärast nägid teel see Haalandi olukorras oli Sorloht veel jumala vaba kastis, õnneks ei saanud palli, siis kui see Haaland teise poole alguses lõi posti, oli jälle taga tegelikult täiesti vaba mängija, et tegelikult neid ohtlikku momente oli, õnneks nendest ei tulnud midagi. Et jälle Hein Kaib. Kas Heina ei tõrjunud ju see Kas Heina mingi, mis oli hea, oli tegelikult vihmastes oludes neid senderdusi ikkagi pandi, sai väga hästi, ei olnud ühtegi sellist nagu valesti välja tulekut, kui tuli, püüdis. Selles mõttes super, mis tal, ütleme 2 aastat tagasi oli tal ikkagi, ma julgeks öelda veel mure, nüüd veatu. Jalane mäng, ma ausalt, et ma ei oska öelda, et ei, väga hea oli jalaga mäng, kui suures nii Kuusk, Baskotši kui Hein, et jumala hästi tõmbasid, et Haaland oligi seal, mida ma jooksin siin üksinda nende vahel, et seal oligi selline frustratsioon oli juba näha, see oli väga hea tegelikult, et selles mõttes saab öelda, et see plaan, mis Hennu poolt oli pandud, oli väga okei, et see viidi, mulle Baskotši meeldis väga ja ütleme ongi, et ka Hein, et ka see 15 minti teisest poolest, kus ta maha viskas, on ju, et mis asja, aga see näha oli, et lõpuks see jah, ei mõjutanud midagi. Tema tervist ma mõtlen. Ja see oli huvitav, oli täpselt see periood, kus Eesti ei nagu surve alla. Veenusid need La Liga mängud küll, nad umbes täpselt siin vastas see 10 minuti periood ja siis ta ei lähe, siis on nagu okei. Väravahile mitte midagi ei saa teha. Liigal ei tea, vaata, et korraks see peab kõvalt õõsaks ja siis mõtled nende La Liga mängudele, et kus järjest iga mäng, siis mõtled, võib-olla ei ole hullu. Et vaata pingi peale, kuradi, kaeti väravad püsti. Mitte näitas raudselt, viskavad. Ei sügisel oli ju Eesti koondise mängud samamoodi, ta siin võttis neid pausi kas Slovakkia vastu, kui mäletan, see oli esimesel poolel toona vist juba. Aga jah, see oli ju teise poole algus, Norra tuli kõigepealt hooga peale ja siis tegelikult aitas seda tempot väheke tappa. Aga mõtlen jah, kui siin hakkame hindeid panema, ma ei tea, 4 paneks ikka ära, et seal 4 kindlasti, minu meelest võib selle 4+5 miinuse, Andres Opper otsustab, et 4+, okei. Ei ta peaaegu võttis selle võimaluse ära, kust iganes see läbi, see löök läks, on ju latti põrkas, et jah, ma olen ka kõigega 4+, aga see ei olnud mitte sellepärast 4, et ta midagi halvasti tegi, vaid lihtsalt tal ei olnud tööd, sellepärast, et Kaitselinn mängis nii hästi. Aga järsku see on tema juhendamisega, me ei kuulegi. Michael Schjöning-Larsen parem kaitses taas. Mina ütlen, et see on üks paremaid mänge, mis ma temalt näinud olen. Ma just mõtlesin, äkki on ikkagi kõige parem mäng, mis ma näinud olen. Jah, täpselt. Ei, ma ütlen ausalt, samad lood, et see, kuidas ta tuli sealt tagant järgi, ja okei, ta ongi, me oleme ennemgi rääkinud, et rünnakule minnes on ta niikuinii hea, aga täna ei jäänud ka teistpidi ei jäänud hätta. Eile. Et selles mõttes, et päris palju jõudis nagu nendele kastis nagu neid senderdusi takistama või sellised jala ette panna õigeaegselt, et arvest seda, et nagu mis siin eelnevates mängudes Nuusa teinud on,
Nuusa mängib, kui ta mängib Norra eest viimastes mängus, siis ta on Messi põhimõtteliselt, tuleb, keerutab, läheb, eks ole. Et ma vaatasin ja Itaalia vastu ka see highlights, mis oli, et see, kuidas ta tuli, võttis, läks, mis kiirused oli, siis oi jumal. See paberil tundus see Nuusa versus Larsen vähemalt sama hirmutav kui Haaland versus Eesti keskkaitsjad. Aga kõike seda arvestades see Larsen selge korral vahele jäänud, teisel peab kiitma Räit ja Millerit tema ees on kes tegelikult abistasid ja andsid tuge päris hästi. Aga need on mitte hullu ei olnud. Larsen puhul võib-olla paar sellist, see on jälle osa võib-olla see startikast ja kõigest, aga paar sellist uljast rünnaku tõusmist olid, kas või see väraveelne. Kurat, Larsen ära jääd äsi läiutama. Paaril korra mind häiris see, kui see rünnakul midagi juhtus ja minust see esimese pool lõpus Haalandi ja seal võib-olla metsi ja minust oli ka seal äkki oli Larsen asjad käsi laiutab. Kurat, sa pead kaitsesse jooksma, miljon korda räägitud, et ei tohi Norra kiiresse lasta, sa laiutad käsi, tahad süüa, mängi. Aga selle pani kohtunik päris kiirelt paika, et ta laseb mängida, et siin ei ole midagi. Ühe korra võib-olla teisel poolel ma jäin, mis seal kuskil meie pingi ees, seal mingi õlgõla vastu asi oli, mille liiga kergelt ära vilistati, ka üldiselt lasti mängida või ütleme seda jõulisemat mängu. Et jah, seda tõesti see käe laiutamine võib-olla oleks. Aga muus osas, versus see Nuusa, eks ole, versus Bundesliga ikkagi särav mees ja teha selline mäng. Mõtleme, selle võttis ja pole hästi kokku see, et Nuusa võeti välja. Tund aina oli mängitud ja siis vaatas sulbart ja vaatas, et okei, siin pole midagi teha. Samas see Nuusa alustas ju ikkagi aktiivselt seal esimese poole ja võib-olla seal mingi 20 minutit, 25 minutit, siis tema ikka proovis päris palju ja see oli ikka võttis ette ja oli terav ja aga õnneks nendest ei tulnud lõpus nagu midagi. Ütleme nii, et see mäng ju nagu algas või kui nad proovisid kogu aeg läbi enda parema äär, et hoidis seda teist äärt lahti, aga sinna nüüd nii meeletult on ju ei jõutud, mingid meeletud senderdusteni ka, midagi lasti on ju, aga jah, ütleme nii, et kõik oli kontrolli all. Samas Larsen oli üks nendest meestest, kes oli see, kui see värav tuli, et kes selle seal trahvikast joonel selle jooksmise poolel jättis. Selle räägib see värav ära ja värav oli siis see Larsen, tema vastu tehti viga, kohtlasi edasi mängida, Sinjavski sai kastist löögile, et sealt ei saa seda tagasi võtta, ma saan aru, siin juba mingid osad on kohtunik, kes pidanud karistuslöögi on, ei, Sinjavski murdis kasti, sai löögile, sealt tuli kiire ja seal keskjälel oli ebaõnne, aga kurat, kui need kaitsed jooksmatsid, reaalselt selle keskjoonest alates 6 jooksis 10 meetrit rohkem kui Larsen, kui Sinjavski, kui Saliste, seepärast, et need 3 meest jäid 16 kasti, nad hakkasid sörkima, nad andsid alla. Nad olid kindlad, et see Haaland lööb siit ära ja Baskotsi ei suuda, nad andsid alla. Okei, siin on 0-1, ei tohi ja 6 jõudis sealt annanud värava joonel peaaegu takistab. Oleks üks neist 3 joostunud, Larsen, Saliste või Sinjavski, oleks nad spurtinud. Kurat, nad oleks jõudnud selle palliliini esimesena. Nad oleks jõudnud sinna esimesena. Ja sellest ma ei saa kellelegi nendest viit anda ka. Täpselt selle asjast. Sellega ma olen nõus, et see on tõrvatilk meepotis, et see jäi mulle ka silma, et seal 16 peal läksid juba, läks see jooksu kiirus, jäi seisma. Jah, selles mõttes ma olen suures plaanis ja Neigoga nõus, et ilmselt koondise särgis võib olla Larsen üks paremaid mänge, kui mitte parim mäng, ütleme, see latt ei ole ka ülikõrgel. Jah, aga ütleme kokku, et see on see, et tema puhul on tihtipeale ikkagi see kaitsefaas olnud nagu küsimärk, siis eile ta tegelikult kaitsefaasis oli ikkagi tubli. Jah, see on, 4+5 miinus otsustab Madis Kalvet. Paneme 4, et siis on motivatsiooni tulevikuks. Paneme 4+. Ma ikkagi kaitseliini kiidaks tervikuna. Baskotsi ta võitis siis absoluutselt kõik duellid, ilma naljata, selles mõttes, et ta nii peavõitlused olid 100%, muud duellid 100%, ta blokeeris 4 vastaste lööki kästis, ta võttis lugematult sööte vahelt, tema löök lendas posti ja kõik see, kui see teisel poole ajal, kuidas see pikad pallid Haalandi suunas ja Baskotsi Tanalt tuli ja ära Lars.
ma ütlen ausalt, ma võib-olla liialdan, ma arvan, et ma ei ole näinud Karol Metsa ega Rannar Klaavanit tegemas nii hea mängu, kui see Baskotši eilne. Ma saan aru, 0-1 kaotus ei saa liiga tiltis olla, aga see oli jõhter. No ma ütlen, minu jaoks on 5+, no ma ei saa aru, ta ei saanud rohkemat teha. Ise oli see Haalandi värav, ta jõudis sinna jala ette, kuigi katsus rünnak ja ta jõudis seal esimese olukorra ära tõrjuda. Täiesti haige. Mulle ei ole sõnu, kuidas saab nii hea mäng välja tulla selle üle. See mõttes on nii jah, et mängujärgselt seal Mix-Zoonis ka Baskotsiga rääkisid nii, et pärast kaotusmängu ma ei ole kunagi näinud ühtegi nii rõõmsameelset inimest kui tema nagu. Et ta oli nagu, selles mõttes ta oli silmnähtavalt, ta oli rahul, ta oli rõõmus, tal oli selles mõttes oli näha, et see, mis ta nagu väljakul pakkus, ta ei nagu sellega lõpuni nagu rahul, ta kirjeldas kõiki neid olukordi seal, et ütles ka selle Haalandi värava kohta ka, et ta ilmselt äkki et enda arust tegi kõik õigesti, mis teha sai, et võib-olla 1 sentimeeter või 1 millimeeter jäi seal jalal nagu puudu, et oleks see siis ära klaarida selle palli, on ju. Ei, ma olen täitsa nõus. Ja siis see oli kõige lahedam intervjuu osa oli see, et kui endal pealelöögi kohta küsis, mõtles ka, et see oli freestyle. See freestyle'i ta oskab hästi. Ma ei teagi, kas seal on mingit asja kuskilt nottida, ma ütlen ausalt, mul ei ole. Ega ei ole ja see mulle ka meeldis, et isegi õhuvõitlus Haalandi võitnud. Täitsa ulme. See oli hea ulme ja see väljameelitamine mulle meeldis, et kus nad see läks nii madalale, sai siis selle Heinalt palli ja Haaland tulis, tegi jälle väikse paar kiiremat sammu et see oli nii, oli tõesti oli hea vaadata. Aga see võitluse kohta ütles ka, et kehas ei ole kohta, mis ei valuta praegu, nii et selles mõttes ta ikkagi suurte norralastega sai ikka vatti kõvasti, et Norra mehi vaatasid ka kõik käsipallurid nagu, et perge, ma vaatasin, et see mingi 20 võiks olla. Ja siis veel liiguvad ka kiiresti. Andres Oper, räägi mulle, sa võib tead, kuidas nad norralised teevad seda sihilikult? Neil oli, selles mõttes neil olid ebareaalne Aier, Hegem, Berge, Sörlot, Haaland, kõik on 1,95 või pikemad. See Torsby, see on 1,90, see oli nii pisik. Ale Kokki läksid sisse, siis kõik pidid pea alla. Kas sa tead, on see mingi sihilik asja, et me kasvatame neid hiidlasi või? Viikingid on kuskil, ma ei tea, söövad oma maala rasva ja ma ei tea. Ma pole sellist asja näinud reaalselt. Baskotši, kes on Eesti, mis ta on vist kõige pikem mängija platsil, on ju? Eesti. Ma ei tea, Hein, kes seal on. Hein ei ole platsil. Käit võib ka äkki pikem olla. Käit on 186 ja Baskotši on 1,88. Baskotši oli selles mõttes oligi Norras oleks olnud alla keskmise. Täitsa haige. Reaalselt platsid alla oleks pikkuselt olnud 7 mees. Seda meie roondis pikkim. Kuidas see võimalik? Ma ei saa aru. See on paneks mängiks. Päkapik versus Kolja. Täitsa ulmene. See on läheks mingi ise, ma läheks mängima mingi 8. poistega. No see mõttes aga näed, see näitabki, see oli jah. Ja samal ajal, eks oleme me ei pea kartma selliseid, et sorry, nüüd ma toon selle U18, lätlased olid ka samamoodi suured. Näed, on võimalik võita ja nüüd meie A-koondised on võimalik Norraga mängida. Jah, aga Baskotši 5+, et nõus on. Lihtsalt paneme tuimalt. Jaa, et vastu küll midagi vaielda ei ole. Kuusk. Andres Oper, mis meil teie Kuusk? Ei, ma ütleks, et Kuusk ka ikkagi oleks arvanud enne mängu, et on suuremas hädas või nii öelda, mitte millegiga ei jäänud hätta, et ka ennast silm nähtavalt nagu kuidas ma ütlen jah, polegi sõnu, et selles mõttes ei leia ühtegi negatiivset asja, et ta lihtsalt jätab endast kõik iga kord väljakule, et selline eeskujulik kaitsja. Paar mingid sellised palli võitlused päris puhtalt ta iga palli võitnud, ta mõnikord lendas sinna pallile peale. No paneme tema pikkuse versus ma isegi mõtlen maas selle paar korda ikkagi mingi paar valehindamist oli, vaata siis natuke on sellist nagu siis paar sentimeetrit jälle valesti, selline, et hindab palli valesti. Ja, aga ta vaata annab ja ikkagi ta läheb lõpuni, ongi see sama nagu sa ütlesid, see värava olukord on, et sa ei anna alla, sa lähed ja võitled ükskõik, sa toetasid rünnakut, mis iganes juhtus, sa võitled, sa jooksed tagasi, et selles mõttes ei ole, selles plaanis ei ole mitte midagi talle ette heita. Mis nagu ka mulle meelde oli see, et kui eelmises mängus oli, pärast mängu räägiti, oleks selle
esimese värava olukorras pall tribüünil, et kõik oleks nagu... Ja siis eile oli sealt külje audi juures. Norrakad tulid seal, siis oli ka see, et otse jõuga seal lendas sinna selle Flora sinna sellesse vipp-boksi pall siukse hoog, et ma tegin vastu pead ka sai. Seal on see laibat taga olnud, et tavaliselt seal on edasi. Et seal nagu üks olukorrad ka, et vend eile läks igal pool nagu lõpuni ja täie jõuga ja seal ei olnud ühtegi küsimust ja nagu ei saaks õhku jääda nagu. Noh, Kruus tegi ikka väga, kui ütleme nii, selle Arnab põhjal sai väga hästi aru, mis ta on Poola meisterliigas põhimees. Jah, et ilmselt seda võitluslikkus on asi, mida Poolas kindlasti hinnatakse väga kõrgelt. Ja kui sa igas olukorras annad endast maksimumi, siis see jääb silma ja see kandub ka hiljem teistele võib-olla meeskonnas edasi. Ja sellised mehi on alati vaja ja et Eesti koondis, ma arvan, eilse mängu kontekstis selline Kuuse võitlus võib-olla oligi selline iseloomustav asi, mida Eesti koondise puhul nagu öelda, et nagu seal pärast mängu äkki vist Patrik Kristel vist ütles selle kohta ka, et enne mängu oli juttu, et igat väikest õnnestumist tuleb nagu kuidagi tähistada, tuleb nagu ise nagu suureks mängida, ise nagu kuidagi sellest nagu positiivselt kaasa võtta ja ilmselt see Kuuse võitlus on selline, mis tahaks öelda, et nakatab ka teisi teinekord. Ütle siis hinna ka mul. Ma ei tea, ma paneks siis ikkagi, ma ei tea, 4+ või 5-. Paneme 4+, muidu me ei saa kõiki kaitset 5-ga hinnata, kui kaotasime mängu lõpuks. Küll mina veits, mina panen 5-, ma kaitset liidan, mul on eespool on suuremaid probleeme. Ma lihtsalt Viktoriinid küsimus, mitu täpselt söötu tegi Haaland? Ma ei tea, mingi 4 äkki, jah? 3. Anna 7 peale lööti, 3 täpselt söötu. Vaata, see on selline, no ütleme... 10 asja. Ütleme, Indrek Selinski vaatab 3 söötu ligi palju, vaata, et seal... Aga okei. Joosep Salist, tema sai siis mängida 84 minutit, siis ta võeti välja ja mindi rohkem ründama. Tal oli ikka selles mõttes mõnus selline vastas siis, et Salist on selline, mis ta siis on, ütleme, seda teab, 1.80 kindlasti ei ole. Ja vastas oli see Sörlot, kes on haigelt hea soos olnud 1.95 koll lihtsalt. Ja need vennad siis võitlesid reaalselt nagu platsi peal, see oli nagu, ja selles mõttes La Ligas, mis ta siis on, 20 äravat sel hooajal lõi Sörlot, nagu ei ole ka paha mees. Ja sa jätkama. No reaalselt selle mingi haige võitluse pealt sa jätkama, et selles mõttes kaitse pealt nagu ütleme nii, et kui ma olen siin Salist haipinud, siis ma päris seda ei ole siis minu sul. Ema ja isa ei uskunud ka, et see mängib sees poisil. Esimesel poolel oli mingi läbisööt, vist Ödekaard andis talle läbisöödu ja Saliste jooksis kinni ära ja Sörrot lihtsalt loobus jooksmast, et mingi käemärgid, kuhu ma lähen, et see juba näitas, et kuidas Saliste oli samamoodi täpselt mängus sees, fookus, asjad tegi endast parima. Ütleme ausalt tunnistan jah, et nende 2 mängu eel oli mõne mängu puhul kerge hirm, et kui kuskilt nagu kaitseliinis käriseb, et see kõige tõenäolisem võib olla see, et Saliste pealt, aga tuleb endale siin tuhka pähe raputada, et mind ta kindlasti üllatas ja positiivselt üllatas, et kindlasti järgmisteks akendeks, ma arvan, on Hennil täitsa nagu mõttekoht jälle, et kui Peetson tagasi tuleb, et kas panna näiteks Peetson paremale ja tuua Larsen jälle vasakule või minna nii, nagu seekord mind, et ma arvan... No meil on ka selline mängija nagu Karol Mets olemas. Jaa, see muidugi tähendab, et Karol Mets saab kindlasti keskele, et siis on 6 jääb üleliikseks võib-olla seal, et ma arvan, et ta Baskotsit enam keskelt ära ei nihuta, et ma ei... Seda ma ei usu, jah. Aga ma ütlen kokkuvõttes kindlasti ta mängis ennast tulevikku silmas pidades kindlasti rotatsiooni sisse ja Henn temaga, ma arvan, kindlasti tõsiselt arvestab edaspidi ka. Et jah, mis on Salist pool peavõitlused, Vitri kaotas rohkem kui võitis, mis on ka loogiline, sest sa põhimõtteliselt Marai võidad, sest ma ei tea, Kotseri vastu eriti peavõitluse on ja natuke oli seda surve all, tal Iteri ei tule välja, et see vahepeal Iteri tema liigutustas see premium liiga karjub nagu, selles mõttes ega need mingid olukorrad on näha, et ta nagu hästi kuidagi, kas ta on puine või jäik või kuidagi, et kui seal, sa näed, kuidas Baskotsi liigub see väljakul nagu sujuvalt ja pehmelt niimoodi ja nagu ei saagi aru, nagu läbi nagu nuga läbi sulavõi ja siis Saliste liigutused on tihti kuidagi kandilised või sellised robustsed natukene, et selles mõttes ma olen Neoga nõus, et see nagu visuaalselt paistab nagu mingites olukordades silma. Aga mina ütleks 4+,
kuigi asjaolusid arvestades ikka 5 miinust panna, arvestades, kus me oleme ja kus me tuleme ja kes meil vastas on. No, jääme 4 plussi juurde, et siis on nii-öelda jälle tulevikuks midagi tõestada. 4-4-1 taktikas, kõige suurem üllatus võib-olla selliselt taktikaliselt oli see, et parem poolikuna alustas Mattis Käit, kes liialt palju, ma arvan, elus ei ole seal mänginud. Põhjus oli siis see, et läks vaja laias, see on päris nii eelmine, aga läks vaja siis tarka mängumeest, kes saab aru, millal raitses vajuda ja millal poolraitses appi vajuda, et selline. Ja ma olen ammu, päris ma olen ammu, et me oleme tood rääkinud, meil siin äärtega on jama ja ma olen ammu tahtnud näha seal kas Vetkalit, Sheina, Raitlet, ma tahaks lihtsalt äärtel näha neid keskpoolikuid. Ja me peame, et mulle sellises mängus parem poolik Käit sai küll 45 minutit, siis tal tuli kubeme lihas, läks tundma andma ja siis ta palus vahetust, aga see 45 minutit, mulle ausalt oli sümpaatne. Ta ei olnud mingi silmapaistel teada, ta on see tarkus paistab välja ja et ta suudab sinna mõlemas suunas päris äredaid liigutusi teha. No selles mõttes ta on ju väga universaalne mängija, kus Voolaid all ta mängis ju ühe mänguga äärekaitses, kummal äärel ta oli, aga ta on selles mõttes väljakult täitnud ju palju kohti, ta on ju mänginud 6-8, seal 10, nüüd äärekaitses, et ta on räägitakse, et Millerit pannakse igal pool, aga Käit on ka iga treeneri selles mõttes unistuse, et kogu aeg, kus küll midagi puudu on, et sa tead täpselt, nagu sa ütlesid, tark mängija, ta oskab igal pool seda õigeid otsuseid vastu võtta, on ju, kuna minna, kuna jääda. Et mulle ka meeldib, et võib-olla oli seal mingi idee ka tõusu äärena Larsen selja taga, on ju, et ise liigub sealt eest ära, aga ei, ta väga hästi mängis oma koha äärel ka välja. Et mingid korrad see Torsby sai vist sealt poolt, esimese poole löödi ja ta võeti küll välja, mingid kohad olid võib-olla meeste jadamisiga, ma ei tea, kas seal on Rait söödu täpsus esimese poole 100. Aga selles mõttes on, et see võib olla nii hea kui halb, et ma arvan, kõige halvem. Üks halvem, et söödu täpsusi Baskotšile, selles mõttes Baskotši otsis selliseid otsustavaid sööte, et Rait päris sellist väga otsustavaid sööte ei otsinud, aga samal ajal, kui oli see surve alt vaja välja tulla, siis ta ikka suutis need pallid enam-vähem oma meestele viia, mida tegelikult olime ausalt esimese poole ja teises pooles olid üks väheseid. Et me lõpuks ei tea, palju käiti see trauma segas, et ka ju Iisraeli mänguarel juba Henn ütles, et võeti välja ka sellepärast, et tervis ei olnud nii-öelda maksimaalne, et kui on näha, kui ta on heas vormis ja terve, siis ta on ikkagi Eesti, ma ei tea, kas parim väljakumängija või üks parimatest väljakumängijatest, et ja samas see söödu kohta ka, et tihtipeale tema puhul on ju ka välja toodud, et näiteks palliga ta suudab väga hästi edasi vedada ja palliga joosta, aga samas jälle need keskväljal need söödud tihtipeale kipuvad olema tagasi suunas, mitte edasi suunas, et seda on ka tema puhul nii-öelda ühe selle miinusena välja toodud, miks ta võib-olla pole jõudnud kõrgemasse liigasse, kui see Rumeenia liiga praegu tal on, aga jaa, et eile midagi ette heita otsast pole, tegi väga soliidse mängu ja nii palju, kui ta tervise kiusta siis mängida sai, nii palju ta mängis hästi, jah. Ma ei tea, mis hindena tähendab, 3+4-. Ma ei tea, eilse mängu põhjal ma arvan, selle kui avapool 0-0, 4 võiks kindlasti ära panna, et ega seal midagi väga palju rohkematele kindlasti teha ei olnud seal, jah. Rotto Robert Shane mängis keskväljal. See all mängiv Rotto Robert Shane, mul on sellega on natuke probleeme, ma pean mööma, ma võib-olla on ainus neid mingid otsused, kui ta vaata seal kõrgemal mängib ja talle mingi valesöödud või pallikaotused ei ole nii hull, siis eile rääkidi tema pallikaotustest ja valesöötudest vastased said jooksu. Et tal tuleb seda, ta ei ole nii kindel, et selles mõttes, et tal minu maitse jaoks ta kohe, kui on selline vastas pannud sellise surve peale, ta on need söödud, et selles mõttes, et ta jätab aastasi oma söötud surve all ja ta surve all ei ole. Vaata, ta ise saab surve all mängimisega päris hästi hakkama, et ma arvan, et ta on üks paremaid võib-olla triblajaid, et tema käest palli kätte saada oli norrakatel päris raske, see mulle meeldis. Seal teise poolega jah, et ta võib-olla annab neid siis selliseid teistele
ebamugavaid sööte, võib-olla isegi. Ei, no selles jah. Eks tema puhul ongi see, et ta nii-öelda eeldab teised sama, mida ta ise, et oli ka avapoolel oli mingi olukord ju ka, kus ta eeldas, et Saliste tuleb nagu kõrgemale vastu alla ja Saliste ei tulnud ja siis ta sööt läks auti, no see silm nähtavalt tuli Saliste peale pahane, frustreerinud seal. Lõpuks Henn tuli seal kõrval ka, et kuule, et rahu et ta võib-olla jah, see tal äkki on, et ta natukene aga ma nägin potentsiaali selles. Minu meelest on kõik, see võite pärjanud, kempis vastaste väljaku poolel, kui oli see keskjoonest teise poole, siis ta oli üliäge. Siis ta nagu näiteks see, mis Sindjavski mingi see lattilööd said jalgu sellest, et see nii megalt osavalt mingi mängis selle mingi pehme passiga nagu vastasest nagu see söödu mööda ja Sindjavski oli ideaalsesse kohta. Super. Kempis on vastas väljaku poolel, oma väljaku poolel natukene, minu maitse see on juba noorteklassist olnud see probleem just, et ongi, et see, kas see number 6, kus see nõuab seda kaitse poolt, et võib-olla see on temal veel nagu harjutamist vajav. Ma eeldan kindlasti Norrastal nagu seda poolt nagu kindlasti tuunitakse nagu oma jagu, aga samas, et eile ta ju kaitses ka, mis seal Lõõdekaarit midagi vähemalt kaks korda võttes palli ära, seal ta ikkagi nagu selles mõttes ei olnud seda ka, et ta nüüd mingi jalg sirge seal on, ta kindlasti seal võitles ja tegi ja aga selles mõttes ma olen Heigoga nõus, et jah, just nagu ründe suunal ta on kindlasti tulevikku vaadates meie koondise jaoks väga, väga oluline lüli ja sealt just, et see pall viia sinna ohtlikusse tsooni, et temal on see oskus tegelikult olemas. Nagu. Sööduprotsent 74, koondis üks kehvemaid. Jah, seda on. Ma ütlen, ma ei ole nii, ma olen natukene, võib-olla natuke rohkem. Aga samas ta, eks ole, tal on esimese mängud ära selle Henni koondises vist 8. Ei ole, ta ju eelmine sügise oli kogu aeg põhimees. No, siis ma ei jõudnud. Et kui ta tuli ju see eelmine aasta, kui see palturniir oli, tal juba siis oli ju pandi põhisse ja siis ju need rahvusliiga mängud oli kogu aeg oli põhis, kuni lõpuks või kas mingi vigastus või midagi võttis ta välja, et ta on olnud selles mõttes Henni kindel usaldusalune kogu aeg. Aga talle sobib nagu natuke käidilikult seal üleval pool. Et tegelikult see päris alumine roll võib-olla ei ole nii, et ta ei ole sellega nii sina peal, siis ma arvan, teine asi muidu on ka see, et ta ei ole nüüd ju selle vigast järelda, nüüd olid ju põhimõtteliselt esimesed nagu pea täismängud, et Norras ta ka oli ühe mängu nüüd alustas, sai 75 minti, enne seda ta ikkagi on ju nii-öelda 10-20 minuti kaupa neid mänguaega kogunud, et ta ilmselt ei ole võib-olla veel ka füüsiliselt kõige paremas konditsioonis. Ütle siis, mis sa hinde paned siis? 4-. Sobib sellega, sa oleks rohkem olnud, siis ma oled sinu nime pannud veel väiksema. Devor Palumetsal oli üks väga suur tugevus, mis tal on, väga suur tugevus on see, et ta suudab vastase sööte vahelt võtta ja ta suudab jätkuvalt olla õiges kohas, et siin nagu mis igas interceptions see näite, no see mõttes on pooled on ju Eesti koondis nendest 16+6 on jälle pooled, aga matemaatika ei ole tugev. Et ta selle mõttes, tal oli mega ülesanne pandud, tema asi oli katta seda keskkaitset ja poolkaitset vahelist sooni, et seda nägi, et see Palumets korraid nagu läks sinna auku. Korraid oli sinna, ma lähen sinna auku, et ma pean seal aukus olema. Mis natukene oli keeruline ülesanne. Natukene samas jälle, võib-olla ma eksin, on ta tunne, et natukene punased on nagu natuke neid ettevaatlikumaks. Mängu lõpus oli küll see vatk, et ma vikat tegi ära ikka seal. Ei noh, mängu lõpus pole, siis pole vahet. Mängu lõpus olid tal krambid ka. Seda ka, jah. Aga ma peaks lisama, et see on üks tema ka parimaid koondise esitusi, mina ütleks, et tema tegutsemiskiirus oli täiesti normaalsel tasemel, ütleme nii, et Moldova vastu jäi ta mingite puudetega juba hätta, millest tuli ka see lõpuks see punane, et sellist asja Walesis mängus ei olnud, et tegutses väga asjalikult. Et ma arvan ka see, et samamoodi oli, kui ta ju talvel klubi vahetas, talle ka Slovakkias hakkas minuti kaupa seda aega juurde tulema, lõpus ta oligi, see oli ka põhimees ja ilmselt on see, praegu oli see mängupraktika korralik all ja selle pealt oligi nagu hea tulla, et paistis päris fit jah olevat. Jaa, et jooksis palju, võitles palju, mina olen ka üks nendest, kui ma nende mängu teen neid koosseisu ennustusi, mina alati selleks Palumets kogu sisse paneb, et enne on tihtipeale ta mõnikord ka nagu välja jätnud, aga mina alati see, et ennustan, et Palumets alustab, et ma millega, ütleme, et ta jah, see kuidagi see palliga olek ja kõik see mul isest nagu tema puhul nagu meeldib ja see, kuidas ta julgelt tegelikult ju, ta ongi, kui on Eesti koondis võib-olla, sa öelda, et mõni kardab palliga olla, aga mõni võib-olla äkki peidab ennast väljakul rohkem või nii, aga Palumets kindlasti see mees ei ole, et tema väga julgelt küsib palli, tahab palli ja julgeb selle palliga toimetada,
et ma arvan, meil on selles mõttes seal nii-öelda selle kõigutus augus väga okei mängija tulevikuks. Aga no ma mingit hinnet, mina üle 4 äitjad. Ei, seda muidugi, ma olen selles mõttes nõus, 4 on... Hea mänd on mitte midagi maailma muutuvat. Maailma muutav oli see asi, et Sinjavski murdis läbi, lõi peale õnnestunud. See oli üks kord teisel poolajal. Aga isegi poolaja kõnes ütles Indermit, et kui meil kuskil on probleem, siis võib-olla seal vasakul poole. Ja ikka, võt ongi, et ka see, millest värav hakkas, siis oli juba lootsid, et eelmine tuli latti, et kas nüüd, aga ei, saadi jalg vahele, ütleme nii, et kusjuures, kui pärast see Saliste välja võeti ja ta alla vasakusse kaitsesse pandi, siis oli okei, et kuule, võib-olla tal on isegi õigus, et ta võib seal mängida ja toetada rünnakut alt, et see teine poolega oli pigem siis parem tema poolt kui esimene. Ja ei, no see ma tahtsingi öelda, esimesel poolel suitsunurgas peamine jutt oli ikka see, et see Sinjavski kohutab. Ja siis tuli ja läks mingi paar minutit latti mõtled, okei, no see oleks see klassikaline selline kirumine. See peaks rohkem kiruma. Mis ma selle võin öelda, aga noh, seda päeva, mis me jääme ikkagi ootama, et Sinjavski suures mängus kellestki mööda triblaks selles mõttes reaalselt, eks ole, et läheks äärel, nagu võtad sütsu ääle ja läheks mööda, et selles mõttes, et see samm, ma ei tea, nagu töntsiks jäänud ikkagi. No võib-olla seal ongi see põhjus, mis tahab seal rohkem kaitses mängida, et jah, et mõtlen, et meil neid ääreründajaid ja selliseid ääri on nagu vähe ja sellepärast ma arvan, Henn siiamaani kasutab, kui ta seal vasakus kogu aeg, et lihtsalt kedagi teist otseselt siin asemel panna pole, kui sa panedki juba paremal, näiteks pead käidi panema, kui paned teisele äärele ka veel, ma ei tea, Markus Poominos, siis jääb võib-olla seda teravust nagu veel vähemaks. No lihtsalt võt see ühe keskpool kaitse, kes meil pingilt võtta on, lihtsalt nagu näiteks, mitte nüüd konkreetselt seda just, aga jaa, ma sellega pean nagu nõus olema, et iga kord nagu ootaks temalt rohkem ja kuidagi tahaks nagu rohkem ja omal kui ta Floras mängis, siis ta ju tegi neid, kuidas seal Dinamo vastu lõi ja Frankfurdi Eintrachti vastu lõi ja neid olukordi nagu oli ja nüüd nagu selles mõttes enam nagu ei tule. Ja sellest ääre läbi murret küll ei ole, keskele paremaga löögile seda küll, aga väike variatsioon võiks ka olla, et mina anna üks tenderdus vasakuga ka ja murra läbi sealt ääres, saa nurgalöök või midagi, et ikka jälle räägime mingeid samu asju tegelikult. Et selles mõttes jah, et meil oleks rünnak mitmekesisem, siis nagu peaks sealt nagu tulema, aga no samas, et sulle liigatis on ahutada seal, latti löök. See oli vist isegi ju seiv tegelikult. Ja seal oli Nüülandi näputeid vahel. Seda vist ei oleks läinud, aga... Et see oli, ma ütleks, Eesti koondise nagu parim väravvõimalus siiski. Ma ütleks viimane, see tsender. Sa võid rääkida mikrofonil lähemal mu hääl on nii kõlav. Vana ründa ikka oleks sealt nagu tahab seda väravesist olukorda. See lati löök, see oli tore, aga jah. Ja kaitses tegi ka, et olgem ausad, seal see Ödegaard ikkagi tuulutas tema äärel. Ja Ödegaard on, ma vaatan palju see Ödegaard, mis söötud arv oli minust mingi jõhter. Ikka palju, ainult läbi tema vist käiski, et kui seal ja kõik see rünnakud algasid Norra paremast poolt hakkasid tulema seda. Ödegaardil puuteid, mängust pallipuuteid, see on erinev asi, et Haalandil 19, millest 7 oli pealöögid. Siis Ödegaardil 111 pallipuudet, see on mingi, selles mõttes sealt, kõik asjad käisid sealt peale. Et Sinjavski selles mõttes, et kas Ödegaard jäi mingite mega asjadega meelde või kas see Rierson peale selle, et oli ilus punane pea ja ta paukus kõigiga, kas jäi millegi otses meelde nagu, et selles mõttes, et Sinjavski võib-olla kaitsetööd isegi varjatult peab ikkagi kiitma, sest et see need 2 meest tegelikult on, eks ole, ei ole päris suvavennad, et seal nagu olid tal keerulised vastased, sealt nagu üritas Norra, aga nagu lõppkokkuvõttes sealt ei tulnud midagi, et see on ka nagu pool, ma ütlen, natuke läheb ikkagi äärekaitse, kui ma täiti kiidan, siis ma pean ka kiitma seda, et sul on vastas Dortmundi Borussia ja London Arsenal. Neile ei ole maailma parimad klubid, aga aga siiski on. Aga siiski, midagi on. Ei ole päris seeria vaata, sellised säravad klubid, aga mingi enam-vähem vaata. Jääme 4- juurde või tahaks 3+ panna? Paneme 4-. 3+ tähendaks, ta oli kõige kehvem roondislane ja sellega ma ei saaks nõus olla. Kes see siis tuleb?
ei noh, ma arvan, Reit on 4 miinus. ma olen sõbralik just tujust, on hea tuju, vaata. Ei ole, vaata, eelkord, noh, saadet teha, seal peab pohmell, vaata, seekord tegi tööd, vaata, Reit on elu lill, vaata. Patrick Kristal, seal on ikka hästi suur see noore poisi haip on ikka sees, et Kristal tal oli raske, selles mõttes tal oli ikka raske, tal oli ikka päris suured kehateid vastased. No see oleks olukord, ei mäleta, kes see kaitse oli, ta põhimõtteliselt nagu seisis ja Kristel pani käe ümber jooks, tegi tiiru ümber tema nagu põhimõtteliselt vend ei liikunud ka nagu. Aga mulle meeldib see mängu lugemine ja vastase keha lugemine, see, kuidas ta sai selle esimesel poolel ühe palli löögile, kus ta vaatas, et kuidas see vastane teeb, võtab, korjas palli ära, kahjuks jah, löök oli kaugel raamist. No see oli Eesti koondise mingi esimesel 50 minutil vist võib-olla ainus ja midagi jah, et aga jah, et võib-olla jah, füüsilise poole pealt on veel noh. Samas ta on ikka suuremaks läinud, et ta on ikka kõvasti tugevamaks saanud selle poole aastaga. Aga ma ütlen, et tema, noh see... siduvuse rollis, eks ole, ta liialt palju, eks ole, palli saanud ja kui palli sai, siis ta liialt palju nagu noh, ta võtab... Järsk me ootame liiga palju juba. Ja, et ma ütlen, et ei, vastupidi, ta tegi väga tubli mängu, aga siin juba valiti, ta äkki valiti mängu parimaks. Jaa, valiti publik valiti parimaks, jah. Publik valiti parimaks, et võtame nüüd, no selles mõttes nii ei saa, et ma ütlen uuesti, et me Vetjal oli ka aasta aega tagasi, meil kõik olime selline ja noh, me võime neid noori... Siin siis tehti, ma ütleks ka, et siin Baskotšile või kellelegi... tehti liiga ikka. Mitte, et Kristal täpselt, et ma ütlen, et ta on, kindlasti on ta noor tuleviku täht veel, et aga jah, et jah, siis oleks tahtnud neid lööke rohkem raamidesse ja asjadesse näha, aga tal on, ma ütlen, vision on olemas, aga noh, päris seda, et selle mängu pealt, mängu parimalt, see on liiger, eks ole. Aga mis mul tema puhul nagu meeldis, oligi see, et just iga olukord, mis nagu oli, tal olid käed püsti ja see nagu et tõmbas nagu seda publikut kaasa ja teeme asja nagu suureks, et see oli nagu äge tema puhul. Ja see on, see saab veel võimsamaks minna. Vaata, mingi vastaan kutkus, vaata, siis oli ka mingi käed juurde tõus. See oli Sorlati juurde, et kuule, mida sa istud siin. See on nagu nii täiskasvanulik. Ja pärast ta nagu, miks oli see rääkis ka, et mis see vestus oli olnud, on ju, see oli olnud ka see, et tõuse püsti, on ju, et sa oled tulnud, ei, mul on massaaži vaja. Ei, mul on ka massaaži vaja, aga meil on väravat ka vaja. See mulle meeldib, on ju, et sa oled 17 aastane, aga... See on hästi palju, ma võib-olla on öeldud, et hästi palju seda, ma tean, korvpalli näite esimese kergriisat, tema see on natuke raudele nähtavat ülbust. See on nagu hea, sest ma ei mäleta, millal... Ta ei ole üldse ülbe. Ta on hästi süke mõnus vend. Ei no selles mõttes, et rahu, no selles mõttes, et ma mõtlen platsil, selles mõttes, et platsil on seda ülbust tal kuidagi. Ma uuesti, Giorgio Chiellini oli üks väheseid kõrgharitud Itaalia kõrgliga jalgpallurid, ta on nagu mingi magistrikraad ja vend on megatark. Aga platsil, eks ole, ta teadis, et ainus asi on nahaalsus. Mul on tunne, et Kristel on sama asi, et ta nagu teab, et see asi, et kuidas ta üldse saab läbi lüüa, ta ei ole vaata füüsiliselt 1,90 m, ta peab olema rõve platsil ja tema seda head rõvedust on temas nagu nahaalsust ja rõvedust on nagu platsil ikka nagu metsikult. Ja mis mulle meeldib ka, et kui sa räägid pärast piiro, et niisugust vend ei ole selliseid kes tõmbaks selle tuhi nagu üles ja tõmbaks kaasa, et noh, võib-olla Kuusk on seal platsil selline, ma ei tea, kuidas ta riietusruumis on, aga samas tundub, Kristel on, ta on vist igal pool selline, nagu ta on, et viskab nalja, tõmbab nagu teisi käima ja sellist meest on nagu igas mõttes vaja, on platsil vaja, on riietusruumis vaja ja nii on. Et noh, selles mõttes, temas on seda miskit, mis võib anda nii-öelda mitmel suunal nagu juurde, jah. Hinde, no paneme hea, 4. Jaa, ma olen nõus, jah. Et ärme on ta veel minna. Viimane algkoossisu mees, kes meil on Rauno Sappinen. Rauno Sappinen sai kirja siis rats peale lööki, peaaegu rats, eks ole. Üks oli see, et ta Marcin Baskotši postilöök oli tegelikult tema seljast, ta oleks väraval, ta oleks selle Sappinen rea ründajana ära võtta, see on see ooperlik ja lihtsalt ta tuhat, ta seisad jah pallile kogemata ette jälle värav kirjas ja teine oli see, et ta ühe korra mina ei olnud selline, mina lõin nii-öelda nagu öeldakse postimõrkest. No, ta kindlasti ole mingi ühe värava seljana löönud Eesti koondise, see ei ole. Ma mõtlesin üle. Aga teine on ikkagi see, et kui ta rastis keeras, sai päris heast kohast löögile ja jäi plönniks, et selline, et aga no see kellega, no ütleme nii, et Ajer ja Edjan, see on korralik, eks ole, korvpalli mõistuse väiksed ääred, eks ole, no nende vastu ta lõite ikka haigelt keeruline ka olema ausad. Ja, aga ta sai üpris hästi hakkama nende pööramiste ja säilitamistega, et ei on nii, et ta jäi,
kaitse oli võimas tema vastu, aga ei noh, ta on mingi teisel poolel või esimese poole, no ütleme, oleme ausad, 50 minutit männu keskel oli pealegi 3-19, Eestil oli olid siis pooljuhuslikud rünnatud selle ajal. Et noh, sel ajal ei õnnestunud ikkagi ka temal suurt midagi, eks ole, teha, et seal kui oli Eestil raske periood, siis see pall siin ette püsima ta ei jäänud. Jah, sellega tuleb nõus olla, et ta alati tahab, näeb, ta võitleb, ta pingutab, annab seal keha ja kõike, aga jah, selles mõttes tal juba eos oli raske ja ega ta lõpuks mingit imet nagu ei teinud ja midagi sealt otsast välja ei võlunudki. Seal oli esimesel poolel üks hea selline jooks, kus ta sai ka palli, aga kaitse tuli suurte pikkade sammudega, jooksis kinni ära. Ja ta ei ole selles mõttes ka kõige nii-öelda kiirem ründaja, et ta on ikka pigem selline seal, kes ootab seal kastis oma võimalust, aga meie mäng jah, Norra vastu ei saa selline olla, kus sa ootad kastis oma võimalust, et tihti peal see pall sinna kasti ei jõua lihtsalt nagu jah. Et selles mõttes oli jah, paar ma ütlen, see ei ole muidugi Sapinen üldse tegelikult esimese poole alguses oli Eestil paar sellist päris lubavat poolkiiret. See esimesed 20 minuti jooksul, kus Eesti oli päris tore. Siis ikka plöhmerdati ka nende viimaste söötudega ära, et seal mitmel korral oli see, et minust äkki andis Sapinen valesti. Aga Shane oli ka kindlasti, et oli nagu jooks ja anna see pall sinna äärele ja oleks kohe sinna peale löökikki. Ja see Aieer sai igale poole jala vahele, täitsa haige lees. Et aga ma ei tea, selle Sapineni on raske hinnata, et ma arvan, mina annaks ka sellise 4-, et oli. Et see oli, ma ütlen, eespool on Reik on peaaegu hea, selles mõttes ja Raitseli neil väga hea, sellest ei piisanud. Ja nüüd on poolik hambak ka, et peab sambarsti juurde minema. Jah. Sul ei ole luuti sisse löödud mängu jälle? No ütleme niimoodi, et kui Stamm tuli tagasi ajaks sisse, siis ma põrkasin taga kokku ja siis oli ka hambast tükid väljas, et see oli tõesti nagu lihtsalt vastu kivimüüri jooksin, et tean tunnet, et jah, täpselt nagu ta ise ka intervjuus ütles, et see ei ole, jah, see on selline kosmeetiline, et jah, tunnen talle kaasa. Martin Miller tuli poole ajal, tema võib ka vist eraldi hinnata või paneme Reik vahetus. Ei, Milleri peab eraldi panema. Eraldi, kui me Käiti hindasime eraldi, siis pigem teda ka, et ütleks, et ta kaitsefaasis oli tubli, võites palju, samas kui mingid ette läks seal paar olukorda, kus ta hakkas kasti söötma, need pallid läksid kuhugi, kuhu poolest pead minema võib-olla. Jah. Jah, nõus. Et tal oli natuke, ta tahtis, see on nagu peamine, et selles mõttes, et ma ei tea, mis see tahtmine on. Selles mõttes oligi, et eile oligi seda tahtmist oli vaja ja kuna seal ütleb Norral vist tundus ka, et mingis mõttes kuidagi oli nagu raske, siis me selle tahtmisega suutsime ikkagi midagi nagu peale suruda ja norrakate olukorra nagu veel raskemaks teha, et eile pidid kõik tahtma, Miller oli üks nendest, kes kõvasti võitles. Aga jah, ma arvan ka seal, ma ei tea, kas 4 või 4- või midagi sükast, et väga palju üle nagu ei venita. Jah, et see on kõik saad 4-, me peame selle üle vaatama, et seal võib-olla siis ikkagi Palumetsale 4 andma näiteks. Palumets Kristel 4 üle 4-, siis on nagu ausad. Ma ei ole lihtsalt kõik 4-. Ja siis vahetusmeeste kamp tulid 84. sisse ma arvan, et see oli päris hea vahetus. Saarma, Anier ehk Ratsiks tornid ette. Jälle lõpus, Poomra päris lõpus, sest Palumetsal olid trambid, aga seda vist ei arvesta, et võtame see Tamm, Saarma, Anier. 10 minutit said mängida. Laias lastus vist Eesti sai ühe võimaluse ja 84. kui pall läks, eks ole. No see üleaja ka ikka. Ja ma seda mõtlen, see oli üle, 94, vabandust, 94, et Eesti sai... Mis mul kahe silma vahele? 84. Ja oligi 80, jah. Kes see sealt äärevahetuse tegi sinna teisele poole? Äkki oli Shane või? Päris hea äärevahetus, Larsen said senderdada, päris hea pall värava ette ja siis pall põrkas vastu Tamme, põrkas vastu Saarmat ja siis põrkas üle. Jah. Eks lõpuks oligi võib-olla kõige parem pall üldse, mis kasti panime, et ja kui sa pärast kordusest vaatad, siis ja Tamm läks lihtsalt sinna võitlusse, otseselt nagu ei läinud palli peale, see oli üks moment, Saarma ei olnud ka üldse valmis, et mis sealt, et kui Tamm läheb, et järsku see pall jääb lahtiseks, et seal tahaks nagu natukene enamat, aga tegelikult vist oleks nagu natuke liiga palju nõuda, et sellises kiires kohas reageerida. Seal oli ka 2 mees väravvaht ja kaitse ees ka ja Tamm vist ilmselt tunduski, et hästi läks võitlema.
võitlusse, et seda oligi vaja, et ja me võime ka alati jääda rääkima, et kas oleks võinud selle vahetuse varem teha, et aga ma arvan, et see plaan ju toimis, et näed, oleme mängus sees kuni lõpuni ja siis paneme veel selle ekstra käigu. No ma ütlen, et siin kuskil äkki Postimees oli ka, et jäi vahetustega enne hiljaks. Ma ütlen, et see on väga hea keeruline kommenteerida. Et see Iisraeli mängus oli näha, et see vahetus tegelikult löövad selle rütmikil sassi, et selles mõttes, mulle praegune lahendus meeldis, et me nüüd teeme selle, me proovisime nii-öelda keerutada, meil oli sõna, me proovime keerutada, okei, ja nüüd viimased 10 minutit on meil 20 tornid, läheme mega sirgjooneliseks, mina olen sellega väga okei, et minu mõist ei jäänud hiljaks. Ma arvan sama, et tegelikult ju oligi see ju, pall oli ju meie käes, me üritasime otsisime võimalusi, ei olnud seda, et me oleks mingi 50-50 mäng, et kui toimib, siis ei ole mõtet ju lõhkuda koosseisu ja kui seal otseselt keegi, nagu lõpus oli palume, et seda krambid tuli välja, et midagi teha ei olnud, et kui sükust olukorda pole, siis võiks ju edasi lasta ja selles mõttes ma arvan Hennilt igati õige käik. Täpselt. Jah, et vahetusmehed 10 minutiga üks olukord 4 vist, et ta tulid hästi siis või? Jaa, seekord kindlasti ma arvan, et kui selle Iisraeli vastu ütlesime, et need vahetusmehed see lõpus ei toonud nagu mingit muutust, siis selles mõttes nüüd sel korral lõpus ju surve säilis ja olukord tekkis ka ja selles mõttes ma arvan jah, igati okeid vahetused olid. Ja mängult tervikuna, mis ma ei tea, mis siin on 4+ või? Et või tahaks öelda lausa väga hea miinusega või tahaks öelda hea väikse plussiga? No ütleme, see on nagu hea väikse plussiga, ma arvan, et tabels lõpuks muidugi läks 0 punkti, aga siiski nagu alguses juba ütlesime, et see kaitsefaasis ilmselt oli Henni käe all nagu parim mäng, et nüüd ikkagi tundub, et mingid tõed, mis seal on juurdatud, hakkavad nagu selgeks saama. Aga ma nüüd selline äkki, vaadates, tõmmates nüüd natuke võib-olla maa peale inimesi, siis äkki see Norra tuligi siia, vihma sajab, me oleme kõik mängud võitnud järjest, ma mõtlen, meil on kõik vennad on mänginud mingi 50 mängu on ju meistrite liigas ja Inglismaa kõrgliigas enam-vähem. Ja vaadad, see 21 minutit oli, kus Norra nagu ise ei viitsi palli, no see mõttes palli valdas Eesti rohkem. Äkki nad ikkagi tulid mütsiga lööma ja äkki see Eesti seis ei ole nii hea. Ta lihtsalt sellised äkki. Ei alati võib nii nagu mõelda, aga samas on ju see, et nagu välja toodi, et tegelikult Norral ju väravaid on vaja, et lõpus ju, kui peaks juhtuma, et Itaaliaga on võrdset punkti, siis hakatakse ju lugema üldist väravate vahet, mitte ei loeta seda, kus omavahel läks, et hea küll, kodus 3-0 võitsid, aga võõrsil peavad 0-1 kaotaga, samas kui Itaalia, ma ei tea, lööb eile Moldova oli 2 muidugi ainult, aga paneb seal kuskil, ma ei tea, võõrsil Moldova oli 10 ja siis on Itaalia väravatega plussis, et selles mõttes kindlasti Norral oli ka väravaid vaja ja samas, kui oli näha, kuidas nad teisele poolele tulid, nad selles mõttes ei olnud see, et nad nüüd oleksid kuidagi lõdvalt võtnud ja samas ju peatreener ütles ka, et lõpus oli ikkagi Solbakken, et ütles ka, et oli ikka päris ebamugav olla seal, et ta kindlasti ei tahtnud sellist mängu lõppu ja nad ei olnud kindlasti plaanitud, et nüüd niimoodi laseme see südikas vastupanu ja see üllatas neid, seda nad ju ütlesid igal pool välja ka, et see oli päris kõva vastupanu, mis me ja nad said maksimumisid oma selle, võib-olla nende poolt natuke kehvem mäng, aga selle 3 punkti järgi tulid lõpuks saavad nemad rahul olla. Kõige parem oligi asja juures see, et kui võrrelda sama sügiste Rootsi mängudega, et me ikkagi kaitses mingid asjad nagu toimima saanud, et see on nagu, et siis me ju sai ju räägitud, et kuidas me ei tea, palju peal lõkkil 30 või... Ja võib-olla siit saab kaasa võtta selle, et saad enesekindlust palliga just mängus, et sa mängid ja sa paned need vastased, oligi Sorloth ja Haaland ikkagi laiutasid seal käsi, ega see ei ole tore seal kaitseliinile panna survet peale ja nad olid nii kaugel, et isegi kui Ödegaard hüppas sealt poolkaitsest välja sinna survet, see pole probleem, me saame hakkama selle palli hoidmisega. Tulebki neid väsitada ja mängida ja ega ei pea ise kogu aeg palli järgi nagu jooksma ju. Ja mis on ka positiivne, et ju need ju välisklubide mängijad, kes seekord nagu väljakule said, tegelikult kõik mängivad välismaal ka, et kui nüüd seda suunda nagu jätkata sügisel, siis oleks ju sealt pealt annab edasi ehitada, et kui meil on olnud küll neid välisklubid mängid, kes tulevad, ma ei tea, 10 minuti pealt, siis nüüd olid ikkagi ju põhimõtteliselt põhikossusmehed kõik, kes ütleme nii, et need klubide treenerid vaatavad ka koondise mänge, et sa näed, et mängitakse, et ei ole niisama istumine, et see võib kindlasti sisendada neile julgust meie mängijaid ka ise nagu kasutada, mitte ainult varumeestena. Ja 11 500 inimest elaga. Mind jääb muidugi kettasse selline asi, aga et on... Liiga vähe või? Ei, et Iisraeli reedel vaatab 2 korda vähem, et mul jäi ikkagi tunne, et kõigist teitud Haalandit ja Ödegaardi vaatama, mitte Eesti koondist. 45 000 vaatas Timberlake'i selles mõttes. Ja
edasi läheb siis Eestil ju märgalt lihtsamaks, sest et siin Itaalia, 2 korda järjest Itaalia, mis see siis on, vaata see mõttes. Ei no Norra pani 3-0, meiega otsime 0-1. See on see 2-0, ütleme minu arvates esimeses mängus. No jätame koduväljaku eelis neile 1-0. jah, et see mõttes, et ei ole jah midagi, noh, ütleme ausalt, et see on grupp mõnes mõttes, et see Norra on osutunud maailma, Euroopa üheks kuumemaks tiimiks, on ju, mida me ju, Norra on alati see, fail ei olnud ju. Ja me selles mõttes me see loosiga väga ikka jopanud ka, et me saimegi vastu Euroopa ühe rõvema satsi. No põhimõtteliselt küll jah, samas ju see Sorlot ütleski ju mängu see pressika, et meil on see alati hea punt, siin tuleme kokku, teeme nalja, läheb pekkis läheb, on ju. Aga nüüd on ikka tõsine värk, on ju, ja nüüd tundub, et nüüd tahaks nagu võita ka, on ju, tundub, et kõik, kes seal võistkonnas ongi, tahavad võita ja praegu seisuga nad lähevad ju siis üle, ma ei tea, 28 aasta MM-ile, kui samad asja panevad. Kui panevad edasi. Siin ei saa välistada, et jäävad lõpuks mingi Iisraeli taha või ma ei tea. Iisraeli taha me enam ei usu, aga seal Itaalia tagant kõvast tulema, siis võib juhtuda. Ei tule. Itaalia seal annab Iisraeli äkki meile punkti veel ära. Ja ei muud öeldki, et see ajas kettas, saate, et norralased viskisid mängu lõpus palle sealt platsil. See oli küll, jah. 2 korda. Ja kurat, see Jovanovic, ma muidu see kohtunik ei ole. Kurat, kui sul on sellised tondid, mine näita kollane ära sealt ja anna minut juurde. Vend oli seal mingi, Eesti tahab lahti mängida pall, on ju, platsile, keegi tuleb lööb ära, hakkame uuesti läheb mängida, jälle peatame ära, pall platsis, keegi mitte midagi ei tee, on ju, ja lõpuvile. Kuradi, nii ei saanud. Oleks võinud lüüa selle palli täiega sinna tagasi. et nüüd on suur muudatus oli, et toodi ikkagi telk kohtunik ja levad. Ja, et seal pudel, kus ta pead ei saaks. Seal oli, et seda toodi nii jaudamad välja, et need kohtunik seisid seal, vaata ootasid. Ikka Vaiderast keegi sai pihta. Ja see aeg ka, seal vaja võrk üles tõmmati seda tunnel sealt läbi värava ja ei, seal oli jah, et eelmise mängu ikka lõppu see pudeli tavabus võib-olla natuke kirbutas ära või said noomida, et on õpitud. Ma saan aru, et see ikkagi pidi olema nagu reaalne variant, et kodus Itaalia mänguks äkki tuleb mingi karistus, kes meil on tingimisi all ja et võib nagu tulla see, et äkki mingi osa pannakse kinni meile. See on sunus minusugused vennad mingi oodanud mingi, ma ei tea, 10 aastat, Itaalia jälle tühjade tribüünides mine ja see on jah, aga okei, et sellega saab vist selle Arno ruttu tõmmata küll, selles mõttes on karm, et me võime siin rääkida, et kõik on hästi ja tore, lõpprottuvõttes võib ka minna nii, et meil on, saame 4 mängu järjest Eikeri valimsjärjest tappa, aga meil on pikk plaan EM-valitsusarja vaatame ja selles osas kõik jutti. Veel mõtteid? Tahad Aivar Pohlak versus Klaavnis ka midagi rääkida, sina oled selline valimiste entusiast meil, vaata. No, nädalake minna, et selles mõttes ma eile tegin ikka staadioni ümber katsingi, ma ei leidnud ühtegi Pohlaku poolda, et täitsa ulme. Ma tahan ikkagi sellise suvalisi jalkapänni on saanud Klaavan enda taha ikkagi päris on. See on täitsa ulme. Ja see on ju selles mõttes nagu, kus äkki üks saade rääkisime sellest, kuidas see kampaania ongi tegelikult väga palju selle peale, et see avalikkus enda taha saada, läbi selle siis mõjutada klubisid nii-öelda kuidagi seespoolt, et seal lapsevanemad, treenerid, kõik seal nii-öelda tahaks ka seda klubi seest hääletust, et läbi mille siis mõjutada lõpuks klubi häält ja lõpuks tuua enda taskusse üks hääl juurde. Aga jaa, et ega seal on seda udu on nagu nii palju seal, et mis see nagu tegelik seis on, et üks ütleb, et mina võidan kindlalt, teine ütleb, et kuidas siin on 50-50, et rebib nagu päris tihedalt, et ütleme, see ennustust lõpuks tegelikult väga-väga raske teha, et me ei näe nende meeste, naiste peadesse, kes lähevad sinna kasti juurde ja teevad selle ristikese lõpuks ära, et nad siin võivad praegu avalikkuse eest mida ühte öelda ja lõpuks seal on üks inimene, üks paber, üks pastakas. Oi, nii ilusti, üks paber, üks pastakas, üks inimene. Otsus saabub, 19. juuni. Ja siis saab lõpuks aveti saab teha see saat ilma selle teemat, et järelikult 20 juunil lõpuks kokku tulla. Siin ei jää muudele, raske elu. Lõpus küsimus Andres Opper, ma ei olegi mõelnud ausalt täna sellele. Vaat ei tea, kas sul on mingi teada asja
küsida. Jaa, see ma meil küsis lõputurismist Stolbarten, mis ütles Stolbarten, tähendab lõputurismi ooperi, mis see Stolbarten siis peale mängu ütles? Ei, ta oligi väga positiivne meie mängu osas, et ta ütles, et see ei olnud, mis ta pressikonverentsil rääkis, ei olnud siis selline suva viisakus lihtsalt. Ei, ta ütles jah, et väga komplimenteeris nii-öelda Eesti mängu, et selles mõttes oli väga viisakas ja ülejäänud oli juba isiklik. ja oleks siis noor ooper platsil olnud, siis oleks üks olnud. No vaat, lihtne. Aga see oli seekordne saade, jälle minut 10, jumal küll. Aga elame üle, öelge siis, nii kaudun juba trilli üles võtsin, öelge siis nägemist kuulejatele. Head päeva. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.